Õnneks Andres Herkeli kõnes juba kõlasid mitmedki asjalikud mõtted, mis on väärt realiseerimist ja see demograafia pilt, mida me äsja kuulsime rapuurilt, tuli tegelikult ju ka päris mõtlema panema ja ilmselgelt viitab sellele, et nii nagu täna ei ole ükskõik tahame või taha ei ole võimalik jätkata. Nüüd, selle aja vähesuse tingimustes ma lähtun sellest, et ma põhiliselt räägin hoopiski loogikatest, sellepärast, et loogika vastu eksitakse väga palju konjunktuurstel kaalutlustel ja sotsiaalinseneeria puhul on väga selline, see on intrigeeriv ja inimesi kisub väga hästi kaasa, eriti seda heade mõtete ja loosungite peale, aga tuleks vaadata seda taustsüsteemi ka ja siis sealt tulenevaid objektiivseid loogikat, nii nagu see demograafia loogika on, meeldib ei meeldib, eks. Nüüd, esimene pilt on, tähendab, ma toetun osade oma slaidide puhul, ma toetun riigi röntgenile, mida praegu Eesti koostöökogu raames projektina tehakse ja mis tegelikult ei ole veel nii-öelda avalikustatud kujul täielikult, aga mida osaliselt on käsitletud ametlikult ja avalikult ka väikeriikide konverentsil, mida me tegime sügisel, kui keegi osales mäletad ja kus siis ka räägiti nendest asjadest ja pluss siis natukene siis on seda nüüd avalikustatud mingite katsetega mõjutada protsessi nii-öelda jooksvalt. Sellepärast ma julgen arvata, et siin copyright enam ei kehti, võib näidata küll, eks ole. Teine moment on see, et riigi röntgeni projekti raames selgus väga kurb tõsiasi, et seda röntgenpilt muutub ajas, et see ei ole nii nagu luumurruga, eks ole, et võid 5 aasta pärast vaadata uuesti, kuidas see kokku kasvas. Siin kogu aeg muutuvad ja need numbrid ja pilt, eks ole, ehk siis riigi organismi puhul on tegu tegelikult laias laastus elava organismiga ja kogu aeg pilt muutub, aga muuseas muutub minu hinnangul halvemuse poolega, see on eraldi, kui räägime. Nüüd sellest pildist on oluline välja lugeda 2 asja. Kokku on umbes 137 000 inimest, need, kes on täna avalik sektor. Laias laastus võib siis öelda niimoodi, et iga 9 on valitseja või osaleb valitsemisprotsessis administraatorina. Iga 5 töötaja töövõimelisest elanikust on täna administreerimisega seotud. Kas seda on palju või vähe? Üldiselt ega teda nüüd vähe küll ei ole. Miks ja mis on klassikalised küsimused, mida tuleb alati igasuguste reformiplaanide juures esitada. Minu jaoks on üldse selle temaatikaga, mida ma nimetaks siis riigi pidamisreformis, kui räägin sellest põhimõtteliselt tegu déjà vu'ga. Mina olen selle temaatikaga kokku puutunud, eks ole, 88. aastast, mitmed aastat juhtivusrollis, sealt edasi mitte. Kokku on selle aja jooksul ainuüksi nõndanimetatud haldusreformi sildi all, mida siis tegelikult valesti tõlgendatakse kohalik omavalitsuse temaatikaga seotuna, on olnud 7 lainet. 7. Kui panna see esimene nii-öelda 90. aasta pilt juurde, siis on 8 lainet. Jääb ainult optimistlikult töödata, et tuleb veel 9, eks. Nüüd see 3 mehe avaldus, mis siin 6 aega tagasi sai ilmutatud, siis selle avalduse taga oli tegelikult tõsine mure. Sest need 8 lainet on näidanud, või 7 lainet on sisuliselt näidanud, et ega väga palju midagi ei muutu. Ja muutmise tahe puudub. Ja kogu aeg on probleem, milles, mina olen tükk aega nagu mõelnud, et kui tõsine see ikkagi, mis see takistus on. Ja üks selline takistusi on tegelikult grupi huvi. 2 grupi huvi. Üks on inimesed, kes on otseselt palgal mingites süsteemides, kellel on nii-öelda enessäilitamise instinkt, aga teine pool asjast on täiesti primitiivne parteipoliitiline lähenemine. Ja nüüd, kui me võtame eelduseks, et kohalikel omavalitsuse poolel, ma räägin nüüd sellest poolest hetkel, on lõppkokkuvõttes väga suur tähendus nii-öelda poliitilise valuutana. Siis midagi ei teha, permanentse valimiskampaania tingimustes ei tohi paati kõigutada. Ja ongi kogu. Ja kui te nüüd viitsiksite arvutada, siis tänasest võttes nii-öelda aluseks aastavahetus 2013-2014 on tegelikult eelseisvas ajaperioodis kuni aastani 2032, kus minu arvutuste järgi keskmise arengutempode juures me oleksime jõudnud järele tänasele Euroopa Liidu keskmisele tasemele, mitte juhtiv viie hulka heaolu mõttes SKP arvestuses, siis selle aja jooksul on tegelikult nii-öelda valimisvabu aastaid, ehk kohe aastaid, kus üldse midagi teoreetiliselt võiks teha, 2018, 2022, 2024, 2028 ja 2030. Kokku 5.
me saame ju kõik aru, eks ole, jutt on siis kohalikest valimistest midagi ei saa teha, siis parlamendivalimised ei tohi kõigutada paati ja siis on veel, eks ole, ja siis on see kohtade jagamisrõhud ja siis on veel presidendivalimised, kus on põllul tegu väga suur tähendus ja kus ei tohi ka kohalike omavalitsuste nii-öelda pilti väga muuta. Ei olegi lootus siis midagi selle loogika järgi kui jätkata. Nii et see on nagu esimene mõte. Teine mõte on nüüd selline, et Churchillile omistatakse ütlust, et ükskõik kui palju on riigieelarves raha, ikka on vähe. See saabki nii alati olema. Väikeriigis saab see veel topelt olema nii. Ja see tähendab seda, et meil tegelikult nii-öelda see rahadiskussioon peaks natukene omandama teise tähenduse. Rahast peab rääkima ainult fokusseeritud tegevuste tähendus. Täna rahast räägitakse lauskülvamise tähendus igas asjas ja kaasa arvatud ka selles nii-öelda riigi valitsemiskontekstis. Räägitakse paksusest ja õuksest riigist või sellest peenest riigist või mis iganes. See on bullshit. Selles mõttes, et riik on meil suhteliselt jämme ja lodev. Nüüd, aga kuna tegusid ei ole piisavalt ja tulemusi on vähe, siis räägitakse, et peaks nagu juurde seda rasvakehti veel panema. Nüüd, see, mida ütleb OECD meie kohta, eks ole, hindamisdokument on väga ühene. Eesti Vabariik ei ole pikas perspektiivis võimalik nii vähese koostööme võimekusega, sellest oli ka esimese ettekandes juttu, ja nii kallilt, sellest tuleb ka rääkida, pidada. Ja nii meie mastaap, meie majanduslikud võimalus, geograafia, Euroopa-sisene avaliku õigusliku ruumi konkurents, demograafia, traditsioonilise nii-öelda rõhumise, traditsioonide rõhumise puudumist, väga paljudel puhtul traditsioon hakkab juba oma elu elama. Ja muidugi juba tekkinud, eelkõige nii tehnoloogiliste kui psühholoogiliste eelduste baasil tekkinud demokraatia kaasaegsem tööriistakast tegelikult lausa nõuavad Eestist mitte traditsioonilise euroopaliku riigi mudeli kopeerimist. Ma rõhutan seda, kuigi me kipume hoopis selles paradigmas kogu aeg rääkima, tuues võrdluseks meie Skandinaavia sõpru või siis sobivad näiteid sealt ei oleks kuskilt mujalt, vaid originaalsed, efektiivsemad, oma originaalsed mudelid. Nüüd paar sõna mõistetest. Ma ei tea miks, aga haldusreform on omandanud vale tähenduse. Konnotatsioon, mis täna haldusreformil on seotud eranditult kohaliku võimutasandi temaatikaga. See on vale olemusega. Haldusreform hõlmab riiki tervikuna. Tähendusliks, mõistena. Ja kuna see mõistete aparat on nagu nii sassis, siis siit ongi tulnud see eelkõige advokaat Jüri Raidla poolt populariseeritud, välja töötatud mõiste riigipidamise reform. Sellepärast, et see hõlmab haldusreformi, mis hõlmab omakorda valitsemise reformi, nii funktsionaalselt kui organisatsioonilis-regulatiivselt, ning kodanikuühiskonna valitsemisse kaasamise reformi. Ja teiseks kohalike omavalitsuste reformi, mille hulgas, kuid mitte ainult, on see kirutud haldusterritoriaalne reform, mis on siin taandatud põhiliselt piiride ümbertõmbamise temaatikale. Ja sellele vastavad maksu- ja fiskaalreformi. Funktsioonid ja rahad, nende vahekord. See muutub, kui muutuvad funktsioonid, peab muutuma ka rahaline kate ja vastu. Nii. Nüüd, kogu loogika on tegelikult selles pealkirjas, selles artiklis, mis sai ilmutatud vist päevalehes, kui me eksi, et tegelikult me oleme juba suutnud selle riigi teha keerulisemaks, kui ta seda väärib. Mitte sellepärast, et isegi see väga teadlik tegevus oleks, vaid see on selline loomulik tegevus, see loodusliku valiku põhimõttel toimub tegevus, mis on toonud selle resultaadi. Ja kui me vaatame siis need 5 peamist fakti, mis praeguseks on välja nii-öelda ujunud sellest riigi röntgenist, siis me näeme, et siin on ju väga naljakad asjad. Alustame sellest, et avalike sektori töötajate arvus tervikuna ei ole tegelikult enam suuri muudatusi toimunud. Viimasel aastatel on tegelikult isegi vähenenud eelkõige riigi valitsemise kesktasandil töötajate arv kui selline. Ja see on väga hea, iseenesest ei ole selles midagi halba. See on suurepärane. Nüüd, kus ta on muutunud, siit te näete slaidilt, eks ole, aga mis on väga oluline, on see, et ja muuseas kohaliku omavalitsuste tasandi puhul on väga oluline, et haridustöötajate arv väheneb, eks ole objektiivsetel põhjustel, samal ajal kasvab nende töötajate arv, kes tegelevad sotsiaalabi ja töötutega. Jällegi, ilmne fakt, aga seda tõestab nüüd ka iga statistika, eks ole. Järelikult ka valitsemise korralduses peaks midagi muutuma sellel tasandil, sellega seoses. Rohkem ja ka rahalises jaotuses. Nüüd, väga palju on kokku tõmmatud tegelikult mitmeid baasilisi riigi funktsioone, näiteks politsei, piirivalve,
See oli üldse üks vaidluskoht, meil oli üks üsna hiljuti arutelu riigiröntgeni teemadel just sellega, et kuidas siis ikka nii on, sest rahaline pilt näitab midagi muud. Ehk siis tõmmatud on eelkõige kokku põllu pealt. Ja tegelikult ei ole kokku tõmmatud keskustes, keskaparaadis ja funktsionaalsetes nii-öelda üksustes, mis ei ole otseselt põllul tegelikult toimetavad. Mis on mõttekoht iseenesest, eks ole. Aga igal juhul, mis on kõige dramaatilisem, on see, et on kasvanud vaatamata kriisile, vaatamata kõikidele programmidele välja kuulutatud põhimõtetele, on märgatavalt kasvanud halduslike funktsioonide teostajate read ja rahad, mis neile kuluvad, ja Euroopa Liidu rahade jagamisega seotud struktuurid ja inimesed. Mis on eraldi teema, sellepärast, et nagu me teame, järgmises finantsperspektiivist nagu raha jääks nagu vähemaks, aga seda Euroopa raha jagajat seltskond on ainult juurde tulnud ja jätkab juurde tulemast. Et midagi on siin nagu viltu, mõtlemise koht igal juhul. Nüüd palgakulud kasvavad kõikjal nii üldnumbrites kui arvestuses töötaja kohta, aga kasvuprotsent on valdkonniti väga erinev, mis peaks ju tegelikult nii-öelda objektiivselt kajastama tegelikke prioriteete riigis, mitte seda, mida kuulutatakse. Keskvalitsuse tasandil on palgad oluliselt enam kasvanud kui kohalikes omavalitsustes. Võrreldes teiste OECD riikidega on avaliku sektori töötajate osakaal kogu tööajalisest elanikkonnast kõrge, natukene liiga kõrge, isegi praegu. Õnneks ta on stabiliseerinud kokkuvõttes, aga palgad on madalamad oluliselt. Mis tähendabki seda, et siin on see efektiivsus ressurss sellest kahes vahekohas. Näide, valitsussektori töötajate osakaal 2006–2011. Nagu te näete, Eesti on siin päris esirinnas OECD riikide hulgas. OECD keskmine on punane tulp. Nii et me üldiselt kuidagi kohe ei saaks rääkida sellisest õhukesest riigist. Mitte mingi vormilega ei seda graafikut vaadates enam ei saa sellest rääkida. Ja need täpp ja tulp on tegelikult näitavad seda, et me oleme täpselt samas augus. Mõnede riikide puhul on näha, et on toimunud kokkutõmbumist, meil seda toimunud kriisi jooksul ei ole. Nüüd, kui me vaatame neid muutusi valitsusasutuste valitsemisala kooseisuliste töötajate arvudes ja palgakuludes 2006-2012, siis siin võib-olla kõige olulisem oleks vaadata seda parempoolset nii-öelda 3 viimast tulpa. 2006-2012 ja muutus. See on siis 2006 ja 2012 töötajale töökoha hind riigieelarvele, palju töötajale kulutatud on. Sest väga tihti kõik see jutt taandub ainult palgale. Ja kui me näeme siin, siis siit on näha reaalselt riigi prioriteedid. Pärast on, ma usun, et neid materjale saab jagada, eks ole, on võimalik seda täpsemalt vaadata. Aga midagi on ikka täiesti siin viltu, sellepärast, et kui me võtame võrdluseks kumulatiivse inflatsiooni sellest 2006. aastast tänaseni, siis mitte ühegi arvutuse järgi ei ületa 30%. Nii et meil tegelikult on, vaatamata kriisile, on üldine kulutuste tasa kasvanud, eks ole, ja palgad ja kõik muu ja kulud riigi poolt ka. Nüüd sama asi kohaliku omavalitsuse puhul üldistatuna tegevusaladele. Nagu te näete, jällegi on mõned tegevusalad, kus on väga dramaatilist kasvud olnud ja kõik eranditult on tegelikult kasvanud nii-öelda ennetavalt ka inflatsiooni suhtes. Küll aga jah, nagu enne sai öeldud, keskvalitsus on suurem kasutempo. Nüüd, kui rääkida kesktasandi reformist, siis võiks nagu tuua välja järgmised asjad. Horisontaalne probleemipõhine koostöö ja selle paindlik organisatsioon, sellest natukene on juba enne juttu. Regionaalne koostöö naabritega, nii kohalikul kui kesktasandil, halvasti on sellega. Ma ei tahagi seda Railpolitika õnnetut lugu puudutada, aga ma räägiks nagu põhimõttes ka teistest asjadest. Nüüd, riigieelarve koostamise vildaka loogika muutmine ja õigusloomelise asendustegevuse lõpetamine. Need on koos muuses. Andres Herkel selle sama teema täienduseks ütleks nii palju, et võib-olla see kõik ei tea seda, aga seda süsteemi stimuleerib riigieelarvelise finantseerimise korraldus Eesti riigis. Ehk siis olemasolevate funktsioonide ja olemasolevate tegevuste jaoks ja põhifunktsioonide täitmiseks raha juurde ei anta ja seda initsiatiivi ei toetata mitte mingil viisil kaasa võtud premeerimisel, äramärkimisel, hindamisel ja nii edasi. Hinnatakse ainult uusi initsiatiive, hinnatakse ainult uute eelnõude arvukust, ehk siis normaalne inimene, normaalne süsteem töötab selle nimel, et saada rohkem ressurssi, mida tähendab seda, et ta loomulikult keevitab neid eelnõus nii palju kui jõuab, eks.
No, pluss siis see veel, et ametnikud on järsult tõstnud, eks ole, ametnike koolituste nii-öelda summasid ja nende ringi sõitmist ja ringi lehvimist, eks ole, mingite teiste küll kulude kokkutõmbamise tingimustes, aga see põhimõtteliselt on ka tekitanud olukorra, kus ka aega ei ole. No ma olen ise kokku puutunud sellega, et no lihtsalt ei saa, eks ole, inimesega, mul ei ole probleemi jutule saamise kui sellisega inimesega, aga lihtsalt ei saa, sellepärast jutult on kogu aeg sõidus. Ta on kas Brüsselis või koolitusel. Või mõlemal korda. Jutti. No, täitsa lootusetu, eks. Kas te teate, et 2014. aasta ministeeriumide õigusloome plaanid sisaldavad üle 180 tegevuse, valdavalt seaduseelnõude koostamisel? See muuseas tähendab 3,5 keskmisel eelnõud nädalas, kaasa arvatud jõulud ja suve vaheaega. Eesti Kaubandus-Tööstuskojale majandusse puutuvaid eelnõusid on saadetud 106 tükki kooskõlastamiseks, nii-öelda kui võtta aasta arvul. Lisaks on teised valdkonnad, kus nende käest ei küsitud seda. No midagi on ikka väga viltu, eks. Ja loomulikult siis jätku ja põhitööks ja põhifunktsioonideks ja olemasolevaks nii-öelda rännimiseks ja aega, võimekust, jõudu. Kurdetakse, et on vaja uusi ametikohti, sest me ei jõua ju seda tööd ära teha, mida on vaja teha, eks ole. Ja jälle läheb ratas käima. Ja muidugi loomulikult keegi enam ei suuda eristada olulist ebaolulist. Üks väike riigi valitsemise põhimõtted, mis ka konverentsil, millest oli juttu, millest ma viitasin siin samas saalis pool aastat tagasi, see oli see, et tegelikult tuleb fokusseerida kõikide asjadega päris üheliselt ei saa väike riik mitte mingil juhul ressursi nappust tekitada. Nüüd haldusreform, nii kitsas tähenduses. President on öelnud, et haldusreform on kui refrään riigi tegemata jätmiste pikas laulus. Ma arvan seda sama. Minu enda maksiim on, et loodusseadustega, sealhulgas majandusseadustega on võimalik võidelda küll mõnda aega, kuid see läheb koreda jube kalleks viisakalt ja lõpeb alati ühtemoodi. Ja kui me vaatame ikka pilt on ikka selles kohalikus tasandis on ikka väga tasakaalust väljas. Ja siin on mitmed numbrid toodud, aga ma tooks ühele asjale juhiks tähelepanu. Päris seal peenemas kirjas kõik ei näe siin allpool. Pooltes omavalitsustes ei lubatud 2012. aastal kasutusse ühtki eluruumi. Igas 4. ei lubatud kasutusse ühtki mitte eluruumi. Midagi üldse ei toimu. No see on ikka mõtlema panevaks. Kui me nüüd vaatame, mida Euroliit ütleb, no Euroliit ütleb kohe probleem on, meil on omavalitsusreformi on vaja ja kohalikud omavalitsused näivad olevat meile seadusega pandud kohustuste täitmiseks liiga väikesed. No kui me oma tarku ei uskuge siis välismaiseid tarku, nagu meil kombeks. Nüüd, kui me vaatame seda pilti foonil, Eestis on 200, tol hetkel 26, nüüd natukene vähem, eks ole, aga elanike arv on 1,29 miljonit. Võtkem Rootsi, 290 omavalitsust ja 9,5 miljonit. Rootsi on hea võrdlusmaterjal, ta on nii-öelda elanike tiheduselt võrrendav riik meil. Eks ole? Kui identiteedi hoidmisega saavad väikesed vallad ka suurepäraselt hakkama, siis inimestele oluliste teenuste korraldamisega ning elu- ja majanduskeskkonna kujundamisega paraku jäädakse hätta. Siinkohal ei ole süüdi mitte pelgalt valdade halb rahastamine, mis on tavaline jutt, andke rohkem raha, vaid ikkagi otseselt valla elanike arv ja sellest tulenevalt nii administratiivne kui ka rahaline võimekus. Kui identiteediga on asjad halvad, siis paneb see inimesi ohkama ja mõtlema ja vahel ka püüdlema. Kui valla teenused on viletsad, siis paneb see inimesi juba kiruma ja negativistlikud meelelud tekivad. Kui aga elu- ja majanduskeskkond täiesti käest ära läheb, siis paneb see inimesed kolima. Kaua veel? Olemasolev loomuliku ehk loodusliku valiku printsiip praegu. Vabatahtlik ühinemine. 91. aastal 256 omavalitsust, 2014 215. Selle tempoga jätkates 2030. aastaks jääb veel umbes 200. Kas see on ikka mõistlik ja optimaalne? Ja teine asi on see, et ega reform tuleb nagu nii jõuga mõneti ära teha, kui muul viisil ei saa ja mida hiljem seda radikaalselt. Kuna 2017, eks ole, nüüd on selge, et mingid lootused küll olid Andres Herkelil koalitsioonil, aga mina kuidagi ei saa arvustada, et need lootused tekkisid ja vahevalitsus ei saagi väga palju ette võtta valimistel juba 2017, eks ole, 2016 on presidendi valimistel. No way, et midagi praegu teha saab. Siis üldiselt ma arvan, et see jääb väga pikaks ajaks siukseks halvaks teemaks, kus hakkab mingil hetkel inimestel tekkima psühholoogiline vastureaktsioon, mis me sellest enam räägime. 20 aastat rääkis midagi ei juhtu, nüüd räägime veel 20 aastat ikka midagi ei juhtu.
mõttetus, inimesed ei taha enam sellega tegeleda, aga tegelikult elu läheb ikka oma suudu edasi, majandus ja loodus ja demograafia kõik surub oma mängurüübid peale. Ja loomulikult see takistab koha peal plaane tegemast, ebakindlus on, ja kui on ebakindlus, siis täiendav ebakindlus ei ole jällegi soosiv nii-öelda elu jätkuvuse seisukohast kohtadel. Mõned slaidid jooksen lihtsalt läbi, vaadake, kuidas inimesed tegelikult kulgevad, te olete kõik neid näinud. Vaadake, tumepunane ala on see, kust inimesi on järsult vähemalt, üle 15% vähemaks jääb. Need on statistika ametiandmed viimase rahvaküsitluse tulemused. Dünaamika on ju tegelikult ju selgelt näha. Eesti keskelt, Kirde-Eestist ja Kagu-Eestist, enne imet isegi Lääne-Eestist, toimub, eks ole, äravoor. Ääremaastumine kiireneb. Ääremaadel on ligi pooled omavalitsused, kus elab ligikaudu 140 000 inimest, mis hõlmab üle 50% Eesti territooriumist, aga kõikide tunnuste järgi, Kari Raag on seda uurinud, see on tema oma nii-öelda järeldus, on tegelikult on ääremaastumine, nii-öelda objektiivse protsessi. Nüüd korraks see slaid, see on minu lemmik. See on nüüd võetud atlasest, mis üsna hiljuti Geomeedia ilmutas, Rivo Noorkõiv ilmutas 12 pildikest Eesti omavalitsusest ja korraldusest ja Rootsi omast. Vasakul on Eesti, see ülemine Eesti kontuur, ja paremal on Rootsi. Ja siis mida rohelisem on värv, seda suurem on nende inimeste osakaal, kes, ehk siis üle 70% on see tumeroheline, kes nii elavad kui töötavad samas omavalitsuses. Ja nüüd vaadake Rootsi pilti, paar tööstuskeskust ja pealinn välja arvatud, kõik elavad ja töötavad samas omavalitsuses. Ja nüüd vaadake meie pilti, seda lappi teki, kus rohelist peab ei olegi. Ja inimesed liiguvad sinna, kus on töö varem välja. Nüüd see on, eks ole, tululaekumine, lihtsalt kus see tulubaas on, mida punasem, seda vähem on seda, eks ole, tulu, seda rohkem tuleb kuskilt seda ümber jagada. Inimesed liiguvad põhiliselt sellisel viisil. See on nüüd selle sündivuse jutu juurde. Fertiilse mais, eas meeste arv versus naiste arv, omavalitsuste kaupa ja mida punasem, seda hullem. Punane tähendab, et ühe selles eas naisterahva kohta on 1,5 kuni 5 samas eas meest. Demograafiline väljakutse, see on meil teada, eks ole, spetsiifilise kujuga meil, eks ole, vananemine toimub. Pensionist elatuvate isikute osakaal jällegi samades piirkondades, kust ka inimesed lahkuvad, eks ole, kõige rohkem, kui te näete. Ja mis juhtub? Ära kukuvad keskused. Nad ka praegu kukuvad. Kiirenev langus ja langus kokku, eks ole. Kui me võtame niimoodi, et vasaktulp on seal all, selles legendis on need, mis nii-öelda kasvavad omavalitsus tänas. Ja neid on kokku täpselt 29, selles on suuri Tallinn ja Tallinna ümbrussunnag. Ja siis on, eks ole, 100, mis siis on, kõik üle, võtame 29, 215 vähem, praktiliselt 200 omavalitsust ja need, kus igal pool vähem, igalt poolt rahvas lahkub. Ja nüüd, kui me räägime sellest, mis tulevik on ja kas saab nii-öelda sotsiaalinseneeriat arendada mitmes liinis erineva loogikaga, siis ma lihtsalt tooks veel ühe näite. See on muuseas Eesti 2030. aasta ruumilise plaani nii-öelda slaidid, eks ole. Vaadake, tegelik pilt, mida siis nüüd praegu on juba ametlikult, eks ole, kinnitatud plaani järgi, kuidas Eestit nähaks. See on see Eesti, mis saab meid ootama 20 aasta jooksul, vähem kui 20 aasta jooksul. Ja see hakkab määrama koos nende väikeste hallide ringidega ja nende punaste katmata aladega hakkab määrama seda migratsioonipilti ja kohaliku omavalitsuse pilti täielikult sõltuvalt sellest, mida me sellest arvame. Järelikult on vaja skeemi ja loogikat muuta. Nüüd viimane sõna, kohe lõpetab, taristu. Kõikide nii-öelda elukondlike asjade korraldamise üks alustalasid on taristu olemasolu ja kvaliteet. See on nüüd jällegi sealt võetud pilt, eks ole, ja kui te panete nüüd tähele, siis siin on toodud välja variandid selles samas ruumilises planeeringus, kus on seotud kõik olulisemad taristuliinid Eestis. Ja seal hulgas tuleb siia mängu ka ajalooline kogemus. Jõgeva poleks üldse täna Jõgeva, kui oleks sinna raudtee tulnud. Valga poleks üldse täna Valga, kui sinna oleks omal ajal saari ajal juba raudtee tulnud ja nii edasi, nii edasi. Nüüd on sama pilt ja sama loogika igas mõttes kehtib edasi. Reaalne pilt on selline, ma võin teile öelda, et näiteks raudtee puhul 160 kilomeetri tunnikiiruse peale jõudmine Tallinn-Narva ja Tallinn-Tartu jaoks on vaja 500 000 eurot investeeringuid. Seda raudtee ei genereerida.
see, kas maksumaksja seda leiab või leia. Selleks, et jõuda 120-ni igal pool, on vaja 105 miljonit eurot otseste investeeringuid kuskilt leida. Samal ajal 80% Eesti elanikkonnast elab raudtee ümbruskonnas, sest ajalooliselt kujunes raudtee selleks põhiliseks päristuks Eesti ajal ja tsaari ajal juba, ja 80% elab selle ümbrus ja inimesed jäävad sinna elama, ega nad sealt ära elama ei koli, mis muuseas määratleb ka muud asjad kohaliku omavalitsuse tasandil. Ja muidugi see, et kui räägitakse nendest ühinemistest, siis keegi ei taha rääkida sellest, et üks oluline ressurss on see, mis on siin viimane. Ligi 1/3 senistest valitsemiskuludest on suunatud seniste ühinemiste puhul de facto praktikas, on suunatud muude funktsioonide täitmiseks, mis enne läks ainult üldise valitsemise üleapidamiseks, selles samas keskkonnas sama territooriumil. Nii et tasub ikkagi sellega tegeleda. Ja viimane asi, mida ma tahaks öelda, mida ma vilksamisi ütlesin selle uute platvormide ja uute loogikate kasutamine. Kogu selle reformi paketi arutelu juures me jätkuvalt arutame seda loogikat, eks ole, et see, mis on lihtsalt suuremaks, väiksemaks piir ümber või midagi muud taolist, natuke funktsioone muudame, aga tehnoloogia jääb samaks. See on põhimõtteliselt valel lähenemine. Ma arvan, et inimesed täna Eestis on selleks võimelised, et kasutades ka uut tehnoloogilist platvormi väga palju asju tegema A ise, B teiste loogikatega ja C nad ei vaja iga 10 kilomeetri taga vallamaja, kuhu minna, et saada paber. Et selle peale tasuks mõelda selle nii-öelda selle rohujuure tasandil, selle asja ümber korraldamine, suures osas enda peal mitmed funktsioonid võtmise ja selgelt sellisel juhul hakkab see jälle natukene teistmoodi välja nägema, sest praegu kogu see arutelu ikkagi näeb põhiliselt välja selles, et joonistame asju ümber natukene, aga mitte midagi ei muuda põhimõtetes. Ja minu meelest see on üks oluline puudujääk. Ma loodan, et siin järgnevas arutelus teil toimkondade tasandil sellest ka räägitakse. Minu meelest on see täitsa šanss ka.